tere jälle! Kui sa tead, kuidas teha ägedaid transitioneid, siis see video ei ole sinu jaoks. Aga kui sa ei tea, siis tule ma näitan, kuidas neid on väga mugav lihtsalt lihtsalt teha. Ma kõigepealt näitan ühte videot ja siis ma seletan lahti, et kuidas niisuguseid asju on hästi lihtne ja mugav teha. 1, 2, 3. Näitan nüüd ühte teist videot, mis on nüüd talvel mul filmitud, sest selle eelmise video materjali mul kahjuks enam alles ei olnud. Aga ennem, kui me hakkame nüüd siin midagi tegema, on meil neid transition'id kõik see pealt vaja. Ehk siis mina kasutan üks kohta nagu Audio Jungle. Kirjutad sisse Audio Jungle ja siis ta lööb ette, siin on küll video Hive, aga see pole oluline. Ühesõnaga, siit saad muidugi otsida, see on nüüd see konkreetne pakk, mida mina kasutan, aga kui siia nüüd kirjutada sisse transition, siis sul on nagu miljon erinevat varianti, aga mina kunagi ostsin selle ja siiamaani on see väga hästi toiminud ja väga mugav ja lihtne kasutada. Nii, ühesõnaga siis paned buy now, ostad ära, mul on ta juba ostetud ja siis tõmbad endale arvutisse. Nii, nüüd siis võtame uuesti Premiere'i lahti ja võtame näiteks siit mingisuguse nihukese osa. Kusjuures ma ennem juba tegin seda After Effectsis, seega ma avan selle näidisklipi. Mul läksin paar korda sassi, nii et mul läheb juba 3. kord, et seda teha, nii et mul on ta juba siia ühesõnaga avatud. Siia, seda asja saab ka teha Adobe Premiere'is ilmselt mitte selle sama pakiga, mis ma ostsin, aga neid pakke on erinevaid, mida sa saad ka Adobe Premiere'i siseselt kasutada ja ma arvan, et see on isegi kohati mugavam ja lihtsam. Aga praegu ma siis näitan, kuidas seda teha After Effectsis. Mina siit kasutasin nüüd seda, ühesõnaga ma tõstsin nüüd selle Adobe või After Effectsi, see on mul siin juba olemas. Ja nüüd siis asi ongi väga lihtne, võtad siit selle lahti, siin on erinevaid variante, mida iganes sa tahad. Võtame näiteks siit selle zoomika, mingi spinni asi on ju, mis on väga oluline, et praegu on see, siin ühesõnaga on pilt must on ju, et tuleb vajutada see nupuke sisse, plõks, kui see on sees, siis ta teeb nii-öelda nagu ülemineku. Ja võtame selle maha ja nüüd põhimõtteliselt ongi kogu töö tehtud. Vahetab niimoodi ära, et see ei on nagu väga äge. Ühesõnaga neid variante on siin miljoneid, et jällegi tõstame selle siia, paneme peale. Ja mis on veel sellega äge, et tal on igasugused, mul on praegu kvaliteet halb, sellepärast ta näeb nii kole välja, aga sellega on veel hea, et sellega tulevad heliefektid ka veel kaasa, mis on kohe siia nagu sisse ehitatud või siis nüüd ka light leaks. Põmbame selle peale. Ühesõnaga ma loodan, sest videost oli kasu, et saate tulevikus nagu elu lihtsamaks teha. Mingi aeg ma tegin neid manuaalselt, aga siis kui ma avastasin, et on ka niuke variant, siis see hoiab nagu aega metsikult kokku ja on väga lihtne. Aga sellega tuleb olla ka ettevaatlik, et neid liiga palju ei kasuta, sest siis see võib rikkuda nii-öelda, ma arvan, et mitte ei või, vaid kindlasti rikub video ära, et igas õiges kohas õige üleminek, et see on nagu asja võlu, et mitte neid lihtsalt sulle võib-olla tundub, et see on äge, et lihtsalt neid sinna sisse loopida, aga lõpptulemus võib olla isegi palju halvem, ma arvan. Et tuleb olla mõõdukas. Vaat nii, davai, tšau!